Eos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära, vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Tule tuppa, taevas seab riidu, aitab küll nüüd mängimisest. Silme ette kerkib mu ema, kelle keelt mul pisaraid tõi. Las ladistab vihma, see on päikse hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Las ladistab vihma, sees on ärev hing, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Ära tihu, taevas läks riidu, vihmas saaks su mõmmi külma. Pole minu võimuses muuta, mis elu ülalt alla saadab. Pliidis tuli praksub toa soojaks, sõstra silmad välguvad tuld. Vana ema võttis mind sülle, kadus kurbus, suud sai mu selg. Las ladistab vihma, see on päikse hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Aitäh, võta omale. Jah. Ei, praegu nüüd on külmata. Ole sügav külmas ruumi. Ma eksin odavamalt teha tulemusega, sa ei jõua tervet kuradi. Minu kallis abikaasa tegi sellise toreda asja, et ta värvis spreiga need detailid kuldseks. Nii et päris hea. Eks vaatame, kuidas see vastu peab. Las ladistab vihma, sees on ärev hing, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Taas selgine taevas, hajub sajub ilm, pea meeles ikka hoian sind. Ei, ma ei lähe närvi. Asso teeb siin viiste samal ajal. Väga ilus. Taas selgine taevas, küll on heitlik ilm, pea meeles ikka hoian sind. Veel tuleb päev, mil mõistab mind. Nii, ma tegin siin siis ettevalmistusi, kogusin kõik toolid maja pealt kokku. Täpselt saab niimoodi, et täiskasvanud kõik istuvad. Korjasin ju männi oksi natukene. Panin taldrikud ka ära, et ma saaks aru, kuidas neid sättida, sest et see on siuke pikk nikerdamine. Natuke ilusaid küünlaid ja selline ilus laud sai. No tšau, meil on siis, mis meil on, pühapäev, 25. detsember ja me teeme Assaga ettevalmistusi homseks, kui meil on siin suur jõulupidu ja jõuluvana tuleb ja mina siin tegin verandat korda, sättisin kõiki neid toole, laudu, vaatasin, kuidas me ära mahume. Ja Asso tegeleb siin selliste asjadega, mis niikuinii oli vaja teha, aga teeme siis
homseks ära, ehk siis toas, elutoas ja köögis siin akna uksel istud. Need ta lõikab valmis ja siis nüüd tuleb nad valgeks värvida ja siis saab nad paigaldada. Siis tuleb meie see kuiv käimla siin teha puhtaks, tühjaks. Me ju enam seda ei kasuta, sest meil on WC-pott vannitoas. Ja siis, kui me saame selle kuivkäimla ruumi tühjaks, siis me saame väikeselt verandalt sealt peauksest sisse tulles saame kõik kastid sealt ära panna, et meil on seal hästi palju asju, mis ei mahu meile tuppa, aga kuivkäimla sellest kohast tuleb niikuinii sahver ja praegu jääb sinna lihtsalt väike tühi ruum, et me saame seal peita siis neid kaste. Vot. Aga täna siis on mul veel kartulisalat teha valmis, ma juba keetsin kartulid ära ja ühe koogi tegin nüüd siis valmis, ma tegelikult pidin 2 tegema, aga nagu nägite, siis ühega läks natukene halvasti. Tegin siis ikkagi ühe valmis. Ta ei ole kusjuures päris valmis. Jah, mul teine kiht veel teha. Igatahes peame siis veel nüüd käima poes ja tooma teise koogi materjali, sellepärast et mul oli täpselt arvestatud ja kõik sai otsa. Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siin pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd, sõbrad mu kallid, teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakat keelt, meile vaid selge on see. Mina olen siis Eeriku ja Berta Secret Santa. Meil oli eelarve 15 € ja mina sain 14,90 selle Salvo kelgu. Ja nüüd ma teen selle natuke erilisemaks. Kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis. Tegelikult on suht väsitav hommik. Ma ärkasin, olin mingi halvas tujus, aga oleme siin toimetanud ja seda vaadates läheb küll tuju heaks. Nii ilus on kõik. Suurem osa ettevalmistusi on tehtud ja isegi väike veranda on meil tehtud puhtaks ja see on meil selline mõnus külmkapp, kus hoida asju seni, kuni neid vaja läheb. Teda jagada teiega võin. Sõbrad mu kallid, ma igatsen teid, jagatud suurem on rõõm. Jagatud kurbusest riismed vaid jäid, murest jäi väikene sõõm. Pead on su oksa ja mitte ainult suveal, vaid ka siin külmamaa. Jõuluvana olen sulle pakkunud. Nii. Tungi põue on langemas und, on nimede tund. Ees sind ootab toiverumaa. Mine ilmane uuestana.
Suur aplaus! No tundub, et te olete nagu seda lugu ikka varem ka mänginud, eks? Jah. jõulumees on põhjapõdrad saani ees või maasturiga kimad ringi ja kannad põdranahkseid kingi. Nendest sabastest ei saa üle võtta. Hiilgab mets ja hiilgab maa. Väga tore. ei tee. ja sellised olidki meie jõulud. Homme peame minema Tallinnasse, sest mul on vaja käia vereproove andmas ja seal on töökaaslastega mingi spordiüritus. ja siis ülehomme oleme me ka Tallinnas. siis on mul ämmaemanda külastus. nii et sai siin mõnusasti kodus chillida, aga nüüd on vaja minna toimetama. Õnneks tänase koristamine läks kiiresti peale pidu. kutsud auguvad, jah? ja väga mõnus oli. selline kiire. mulle meeldiks tegelikult täiega, kui oleksid sellised üritused näiteks terve päev, et rahulikult kulgeme, ei ole niimoodi, et saame kokku ruttu sööma, jõuluvanad kingid, kook, kohv ja sihuke hästi kiire pläkutamine, et tahaks nagu koos lihtsalt oleskleda ja mõtteid jagada kuidagi orgaanilisemalt, vaid et aga noh, kui on selline ainult paari mõnetunnine üritus, siis on niimoodi, et noh, saame kokku ja ruttu räägime mingid jutud ära ja siis okei, tšau nüüd. aga väga tore oli ja kõigile väga meeldis siin, kes esimest korda käisid. mis on nii tore, et meil on nii hubane ja ilus kodu, mis kõigis selliseid positiivseid emotsioone tekitavad ja sai jälle üle pika aja majatuuri teha ja selle talu ajaloost jälle rääkida ja kõike neid pildialbumeid näidata ja et oli juba meelest läinud, et me tegelikult oleme üsna värsked majaomanikud ja alles nädala aja pärast saab öelda, et me eelmisel aastal ostsime endale oma esimese kodu. praegu on veel sama aasta. Vot, aga me hakkame nüüd tuttu sättima ja näeme siis, millal näeme. Tšau!